Tere kuulama, siin uudistestuudio, mikrofoni ees Rohke Debelak. Eile lõppesid järjekordsed kolmepoolsed läbirääkimised haridusleppe sõlmimiseks ja õpetajate alampalga tõstmise küsimuses. Läbirääkimised lõppesid otsese tulemusega. Valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Rohkem valitsuse seisukoha järgi kohtumisi selles küsimuses enam plaanis ei ole. Pedagoogide töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest õppeaastast ja kuna see töö on hindamatu, siis polegi seda võimalik rahaks ümber arvestada, mistõttu palga maksmine õpetajatele lõpetatakse. Valitsus hakkab edaspidi palgapäevadel õpetajatele avaldama siirast tänu. Eesti Vabariigi Välisministeerium aga saatis täna hommikul Vene Föderatsiooni välisministeeriumile ametliku teadaande, milles soovitatakse hüpoteetilisegi Eesti iseseisvuse vastase sõjalise rünnaku mõtte juba eos maha matta. Põhjuseks on, et Eesti elanikud ei ole nõus taluma sõjategevusega kaasnevat müra ja muud häiritust, seda eriti mastaapses ulatuses. Erinevad uuringud toovad välja, et paraku ei ole võimalik leida ühtegi omavalitsust ega ka laiemat või kitsamat piirkonda, mis oleks sellise segamisega nõus ja isegi pooletunniste perioodidega 2-3 päeval kuus ei oldaks nõus. Kasu ei ole ka meelehea ükskõik millises vormis ja mahus pakkumisest, ammugi infopäevadest või muus vormis aruteludest. Ja majandusest. Sotsiaalministeeriumi värske uuring lükkab ümber paljud varasemad uuringud, mis väitsid, et suurem osa inimesi elab palgapäevast palgapäevani. On tehtud kindlaks, et elatakse ainult 6-7 esimest päeva pärast palgapäeva. Edaspidi tuleb periood, mida võib nimetada lühidalt, mis elu seega on perioodiks. Täiel rinnal saab elada 3 esimest päeva pärast palgapäeva. Eesti elanike säästminegi on oluliselt paranenud, sest nädal pärast palgapäeva ei kulutatagi enam mitte midagi ja selle näitajaga on eestimaalased kõige suurem säästjad Euroopa Liidus üldse. Peale 2 suure omavalitsuse kinnitasid 10 väiksema omavalitsuse juhid vastavas uuringus, et nende vallas ei ole alkoholi avaliku tarvitamisega probleeme. Joomine toimub laitmatult 11 maakonnas ja probleeme on joomisega kõige rohkem Pärnu ja Tartumaal. Peamiselt segab joomist neis maakondades töö ja sageli segavad joomist ka õpingud. Kõige enam segab joomist see, kui inimene nii õpib kui ka töötab korraga. Joomist segava asjaoluna toodi välja ka perekonnasurve ja soov võtta osa hobi- ja huvialaringide tööst või tegeleda spordiga. Paljud inimesed jooksid hea meelega rohkem, kui riik siin ka oma õla alla paneks, kuid omavalitsuste rahalised vahendid on piiratud. Siiski tuuaks üha sagedamini joomise peamise takistusena niivõrd välja mitte raha, vaid aja puudumist ning on valdkondi, kus joomine kidub juba igast otsast, ehkki veel 30 aastat tagasi oli see igapäevase töö ja seltsielu tugisammas, nendivad vastanud. Ja korruptsioonivastasest võitlusest. Valitsus annab teada, et see võitlus vajab otsustavaid edasisi samme. Valmimas on korruptsioonivastase seaduse muudatused, kus on sisse toodud nüüd kiusatuskoefitsiendi mõiste. Paljudelt inimestelt ei nõuagi korruptiivsetest tegudest hoidumine mingisugust pingutust, sest neil pole sisuliselt ühtegi võimalust korruptiivset tegu toime panna. Teised inimesed aga, kes töötavad juhtivatel positsioonidel, peavad pidevalt igapäevaselt taluma ja võitlema kiusatusega panna toime korruptiivne tegu. Kiusatuskoefitsient võtaks ka arvesse kiusatuste hulka, mis ühel või teisel ametipostil töötades tekivad ja sellest lähtuvalt arvestatakse korruptiivse teo kordasaatjale ka kergem karistus kui nendele inimestele, kes töötavad ametipostidel, millisel puudub üldse võimaluski korruptiivselt käituda. Suurem osa inimesi on ausad ainult sellepärast, et neil ei ole võimalik ebaaus olla. Ühiskond ei mõista, kui raske on teatud ametipostidel töötades korruptsioonist hoiduda, kui igapäevatöö kombineeritult eluga selliseid võimalusi kogu aeg genereerib, kõlab seaduseelnõu seletuskiri. Eetris olid uudised.